Sillamäel elas kunagi üks Julia nimeline väike tüdruk. Perekonnanimi oli tal Ivolgina, mis väärib märkimist vaid sellepärast, et linnakese lastel oli kombeks üksteist õue mängima kutsudes hõikuda akende all mängukaaslaste nimesid. Nii ees kui perekonnanimesid. Seda segaduse vältimiseks, sest 5-korruselistes 3 trepikojaga majades elas palju ühesuguse nimega lapsi. Kisa Julia, Ivolgina, tule välja, võis kuulda ühe kindla maja akende all sellise sagedusega, et isegi kõik asjasse pühendamatud pidid aimu saama meie kangelase suurest populaarsusest nooremates liivakasti ringkondades. Äsja 7. saanud Julia oli Gagarini tänava keksu tšempion. Teda võtsid oma luure- ja sõjamängudesse isegi suuremad, juba koolis käivad poisid. Tüdruku autoriteet lasteaias tegi temast vahekohtuniku kõikvõimalikes tülides. Olgu mänguasjade jagamise või ärasöödud kommide pärast. Ikka kutsuti Julia õigust mõistma. Tema otsused edasikaebamisele ei kuulunud. Ta ise võttis vahekohtuniku ametit väga tõsiselt. Mõnikord juhtus, et tütrele lasteaeda järele tulnud ema pidi ootama, millal tema laps saab päeva lõpuks kogunenud tülide lahendamisega ühele poole. Lugupidamatuse oma isiku vastu võis Julia maha suruda üpriski resoluutselt. Tema maja kõrval, värvitud seinte pärast kollaseks kutsutud majas, elasid 2 vastikut poissi, Aleška ja Kirill, kes hakkasid ühel päeval Juliat narrides kõndima tüdruku kannul, leelutades. Julka, pissulka, julka, pissulka, mis polnud mitte ainult solvav, vaid ka lihtsalt silmakirjalik, sest alati, kui Julia lipas transformaatori putka taha põõsastesse pissihäda õiendama, olid need 2 hitsitades kohal, üritades talle kleidisaba alla piiluda. Lõpuks said poisid nii pissulka kui ka kõige muu eest liivakastis labidaga vastu kõrvu, nii mis laksus, ja kadusid töinates koju kaebama. Jama ja pahandus, perekondade vaheline sõnelus kaasa arvatud, tuli sellest suur. Kannatanud pool kasutas Juliast rääkides ohtralt sõnu huliganka. Selle tähenduses sai Julia aru. Sadistka ja raskesti kasvatatavate koloonia. Nende tähendus oli udune. Meie Julia oli lisaks ka väga tõrgesplika. Konfliktis kollase maja poistega jäi ta süüdlaseks, sest ei hakanud täiskasvanutele kordama, milliste sõnadega olid poisid teda narrinud. Julia pidi tervelt pool tundi nurgas seisma, aga ta ei kasutanud seda aega möödaniku vaatamiseks, vaid pigem tulevikuplaanide haudumiseks. Oleškale Kirillile võis 3. korruse aknast vett pähe valada, kommipaberisse pakitud sitajonni pakkuda või keelitada neid talvel ukselinki limpsima. See kõik oli muidugi klassika või tegelikult lausa kulunud värk. Kõige uhkem olnuks midagi sellist korraldada, et Oleška ja Kirill miilitsasse viidaks. Miilitsad kartsid lapsed kohutavalt. Ja täiesti arusaamatul põhjusel loeti neile ometigi lasteaias enne und ja pärast und, söögi ette ja söögi taha poeemi militsionäär onust Joopast, kõikide laste sõbrast. Ent hirm püsis. Täpsemalt öeldes kannatasid selle käes poisid. Tüdrukud vähem või üldse mitte. Julia oli kord imestusega vaadanud, kuidas tema rühma poisid nägu õudusest viltu pagesid lasteaeda ilmunud miilitsavormis mehe eest. Miilits oli lihtsalt kellegi isa. Tema tulek lasteaeda polnud seotud kavatsusega kedagi ära viia või arreteerida, nagu poisid hiljem tähtsusest puhkides seletasid.